Ühesõnaga, jutt on siis ettevõtte elujõulisuse indeksist, me oleme teda niimoodi nimetanud. Teeme seda koostöös siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi reaalajamajanduse suunaga, nende poolt on siis nagu Maailmapanga idee, meie poolt on siis andmed, teostustehniline. Miks me seda teeme, et aidata ettevõtjaid, aidata nagu lahendada olukordi, kuidas me seda teeme? Kasutame siis masinõppevahendeid, kasutame tehisintellekti, kasutame ekspertarvamusi, kasutame kogu andmeid, kasutame siis kõike seda, mida tänapäeval iga päev toodab. No, üheks meie põhikomponendiks on tehisnärvivõrgud. Ma lihtsalt illustreerin, et mitte jääda liiga üldiseks, ma illustreerin, et kuidas see asi töötab, et vasakult siis hakkab nagu liikuma, tuleb andmesisend, jõuab siis paremale, siis ta korrigeerib ennast. Mida me kasutame majandusaasta aruandeid, me kasutame transaktsioonide andmeid, kes kellega suhtleb, kes kellele kui palju maksab, me toodame hoiatusi selle pealt, 3 liiki hoiatust, siis Maailmapangast tuli mõte, et tuleks ettevõtjaid eelnevalt hoiatada, kui on mingi likviidsuse probleem tekkimas, et on nõrk, keskmise ja tugeva taseme hoiatus, pluss siis me pakume välja lahendusi, analüüsime probleeme. Siin nüüd on illustratsioon sellest, et kuidas me siis arvestades siis transaktsioone ja arvestades bilansse, kuidas me toodame närvivõrkude abil siis nagu mingit arusaamist ettevõtte majandustegevusest, et kas siis ettevõttele peaks väljastama hoiatuse või pea. Et kui seal all on 2 rohelist, siis näitab, et hetkel hoiatust ei ole. Kui me saame sinna sinise, siis on nõrk hoiatus, kollane on vahepealne hoiatus, punane on tugev hoiatus. Me oleme nagu, ühesõnaga see on töös, me jõudsime siis nagu, et mitte hoiatus ja keskmise taseme hoiatus, 2 asja. Tavaliselt süsteem siis liidab nad, see on siis sisuliselt on tegemist ettevõttele antava diagnoosiga. Nüüd on näha nagu see, et me käitume nagu erinevate sektorite lõikes, et kinnisvaras on ühed reeglid, konsultatsioonis on teised reeglid, jaekaubanduses on 3. reeglid, et me ei saa kõiki bilansse nagu ühte patta panna, et arvuti peab aru saama reeglitestiku taustast. No, siin on nagu, ma toon vahepeal näite, et näiteks me võtame 6 kirjet bilansisse, must jutt seal, siis me võtame 2 likviidsussuhtarvu, 4 bilansi suhtarvu, teeme sellest mingi loogilise avaldise, nagu seal punases kirjas on, ja selle siis söödaks nagu närvivõrgule sisse. Me saime nagu 12 sisendit saime, see on siis vasakul ääres, siis see on nagu joonistatud närvivõrk, punased on negatiivsed kaalud, rohelised on positiivsed kaalud ja siis me niimoodi teeme. Ja see närvivõrk on siin nüüd siniselt joonistatud, seal on samuti on välja toodud siis nagu kõik need struktuurid ja siis meil on 2 olukorda, kas olukord Y või olukord X. Olukord Y on see, et kõik on okei, olukord X on, või olukord ütleme siis nagu 0 on, et on halb. Ja siis hakkab nagu närvivõrk tootma. Ütleme, kuidas süsteem töötab, me vaatame seda ettevõtete lõikes kõike ja erinevatele ettevõtetele me toodame siis hoiatusi. Nagu ma ütlesin, me toodame hoiatusi transaktsioonide lõikes ja tehingute lõikes ja me toodame hoiatusi siis nagu bilansi lõikes, siis me summeerime. Parem tulp on see, mis summeerib hetkel kõik. Ja siis punane on tugev hoiatus, kollane on nagu vahepealne hoiatus, sinine nõrk ja roheline hoiatuse puudumine. Ja me jõuame sellistele tulemustele ja siis ütleme nüüd on vaade süsteemi, et kui me räägime, et tehisintellektne süsteem lahendab, tegelikult see koosneb erinevatest närvivõrkudest, närvivõrgud on sinised struktuurid seal, kus me esitame erinevaid küsimusi närvivõrkude, närvivõrk vastab kas jah, ei, mis on, siis me summeerime need põhimõtteliselt, siis me nagu kõigepealt nagu püstitame majandusküsimused ja siis joonistame närvivõrgud kokku. Nüüd on siis toodud üks näide konkreetsest ettevõttest, kus me nagu ühelt poolt me ehitame üldist süsteemi, teiselt poolt me läheme siis ettevõtte väga detailsele tasandile, kus siis nagu antud juhul toimub bilansi prognoos, kohustuste, varad omakapitali lõikes ja vastavalt, kuidas see närvivõrk seal siis töötab, ta siis prognoosib bilansi numbreid. Miks see nagu hea on? Hea on selles, et kui nagu ettevõttel on üks bilanss, ühed majandusolud, et siis nagu esitades küsimuse arvutile, nagu tänapäeval on populaarne ChatGPT, et mis saab või mida teha, siis meie nagu analoog on selles, et me ehitame, milliseks peaks kujunema bilanss teatud oludes. Ja nüüd siis nagu on näha, kuidas siis iga kord, kui närvivõrk jõuab sinna paremasse äärde, siis ta korrigeerib neid numbreid ja vastavalt, kuidas sinna hakkavad nagu roheliselt tekkima
siis vastavalt sellele siis tumeroheline on nagu õige, päris õige vastus, siis nagu tehisintellekt või see tehisnärvivõrk jõuab siis seisukohale, et milline minu bilanss siis teatud oludes peab olema. See on väga konkreetse ettevõtte pealt võetud väga konkreetsed sisendid, väga konkreetne koht, kus ettevõte asub, väga konkreetne toode ja kui ettevõtja ise ütleb ka omapoolse nagu mingisugused täiendavad sisendid, siis me jõuame mingi bilansini. All vasakus nurgas on nüüd näha, kuidas me neid süsteeme ehitame, millised komponendid me toome ja nüüd üleval siis süsteem hakkab vaikselt rajama, näitab, kuidas me modelleerime majandusaasta aruanded, me modelleerime bilansse, me modelleerime kasumi aruanded, kuidas me seda teeme. Statistikaametis on olemas erinevad registrid, mis näevad, kas ettevõtted on andmeid esitanud. Me ühelt poolt võtame siis majandusaasta loogika ja teiselt poolt me paneme juurde siis kõik selle, mida on võimalik saada nagu registritest, kust tulevad andmed esitatud deklaratsioonide kohta, sest ühelt poolt nagu majandusaasta aruanne on nagu vana, kuid igakuiselt esitatakse deklaratsioone ja on olemas meetodid, kuidas me siis nagu põhimõtteliselt varasemate bilansside põhjal ja võttes täiendavaid sisendid, mis meil on, me suudame öelda nii-öelda tänase bilanssi teadmata, mis on ettevõtte tegelik sisu ja suure tõenäosusega või suurel juhtude arvul me suudame suhteliselt täpselt arvata, milline on bilanss ettevõttel täna. Ja see on see, me jõuame sammuga reaalaja majandusse, kus me siis nagu oskame midagi öelda. Siin nüüd näitame erinevaid, me katsume kasutada masinõppe vahendeid, kus me siis toome väga palju erinevaid sisendid kuni rahvastikuni, tööturuni, kliimani, näiteks põllumajandusettevõtete puhul. Ja masinõpe on just see vahend, kus me suudame nagu sadu erinevaid sisendeid sisse tuua, mida nagu ekspertmudelites, Exceli tabelis oleks väga raske teha, et siis nagu kombineerida neid ja võtta nagu nende mõjusid. Nüüd on mul nagu järgmine näide 4 ettevõttest, kus siis tehisnärvivõrk otsib neile nagu õiget asukohta. Sisendid on siin alates kliimast, tööjõuturust, ettevõtte konkreetsetest toodetest, kuni siis nagu väga paljudele erinevatele, ma ei tea, tulemiteni välja, et me siis vastavalt, kuidas siis närvivõrk nüüd leiab, siis iga värv kujutab erinevat ettevõtet ja kus ta siis peaks oma nagu majandustegevust aset leidma. Ja küsimus, mida arvutile esitati, on siin, et kus on siis õige koht, eks ju. Optimeerides siis nagu kasumi, käibe, klientide, me oleme sinna Tartu ümber on koolnud nagu põllumajandusettevõte, siis nagu tegevusala, Põhja-Eestis see kollane on nagu kaevandusega ja siis arvuti nüüd tehisnärvivõrk otsib siis nagu õiget paiknemist, 3 tükki ta paigutas ära, 4. ta otsib, see on 4. see punane on turismiga seotud ettevõte ja ta tahab seda paigutada sinna Pärnu kanti. Vahest, ütleme tegemist nagu ka reaalse elus ei ole lõplikke lahendusi, nüüd ta otsib seda nagu Pärnu lahendus, seal 3 ettevõtet said paika, nüüd ta otsib seda 4. kohta, tegelikult ta päris lõpuni ka ei jõua, selles mõttes ta ei jõua, teinekord arvuti ei jõuagi nagu järeldusele. Et antud juhul siis ma lihtsalt katkestan selle süsteemi ära mingi hetk, aga me sisuliselt panime nagu 4 ettevõtet paika nende optimaalsetele asukohtadele. Kui ma vaatan nagu ettevõtlusandmeid, bilansse, kasumi aruandeid, tehinguandmeid arvutis, toon nad 3 dimensioonile, siis tegelikult on see pilt mul umbes selline, nagu arvuti praegu näitab. Et nad hakkavad ühest pihta, ta on 3-dimensionaalselt, ma esitan neid, ma näitan, et põhimõtteliselt on olemas nagu outlierid, ehk siis nagu väljaspool paiknevad nagu ettevõtted, keda ma saan nagu spetsiifiliselt eraldi käsitleda, aga enamus andmeid taandub teatud konkreetsele, taandub kokku, et ma võin nagu outlierid käsitleda, näiteks kui ma olen seal väljas äärmuses, siis ma saadan öelda selle kohta, aga keskel on nagu raske, et majandusandmed on suhteliselt kompaktsed. Ja et seda nagu paremini nagu lahendada, siis on nagu järgmine lahendus, me kasutame siis nagu öeldakse masinõppes nagu juhendamata õpet ehk unsupervised learning, kus siis me klasterdame. Antud juhul on nagu näide sellest, kus me oleme toonud sisse mingi 21 sisendit, see tähendab siis bilansi suhtarve, bilansi kirjeid, tehinguandmeid ja kus me toome siis nad 3-dimensionaalsesse ruumi, öeldakse dimensionality reduction, kus me alandame dimensioone. Ja nüüd me siis nagu 3-dimensionaalses ruumis näeme, kuidas siis masin kujundab neist erinevad klastrid. Ehk siis klaster on see, et on nagu sarnased viime kokku. Ja nüüd ütleme, kui alguses süsteem nagu muutus seal kiiremini, siis hetkel ta jääb nagu staatilisem, mida staatilisemaks jääb süsteem, seda rohkem valmis ta saab.
Nüüd ma hakkan nagu uurima seda, et kus mul on, kui ma mingeid värve klikkan, värvid tulevad peale, need on sarnased ettevõtted teatud, sarnased nende parameetrite lõikes, mida ma parasjagu defineerin. Et kohati tundub, et nad paiknevad erinevates kohtades, aga ta arvestada tuleb selles, et ma vaatan 3-dimensionaalses ruumis näiteks 21 dimensiooni. Et siis tundub, et mõni tükk paikneb nagu eraldi, aga tegelikult on ta sarnane, eks. No ma saan sinna numbreid kuvada ja vaadata. Niimoodi, see on nagu esimene tase meie sisulises analüüsis, kus me nagu hakkame minema. Nüüd see konkreetne toode, ta peab lõpuks ettevõtjaga suhtlema. Nüüd on nagu näide sellest, kus me paneme selle sama toote tootma ühtlasi ka teksti. Me ütleme selles mõttes, kui me näitame klastreid, me näitame nagu universumi, siis see tegelikult nagu on võib-olla põnev vaadata, aga teinekord ta ei ütle. Aga nüüd mis on näide sellest, kuidas me süsteem siis määrab klastreid ja ta hakkab ütlema, siis, et see klaster teeb seda või toda. Ja siin ta siis toodab nagu teksti, mida siis hiljem, nagu ka ChatGPT tänapäeval, et ta räägib sulle midagi, eks ju, ta tegelikult ju kuskilt võtab selle jutu, miks ta räägib, eks, miks ta nii räägib. Meie puhul on see olukord see, et me leiame sarnased ettevõtted, me defineerime nad ära, arvuti leiab, miks nad on sarnased, sealt nimetatakse, me otsime neid distantse, nii-öelda matemaatikas, see on matemaatika ja majanduse kokkupuutepunkt, et puhttehniliselt me otsime distantse, näiteks 21 dimensiooni, taandame ära, otsime distantse teistega, lähemad distantsid, ütleme, on sarnased, eelne me defineerime ära, et mille alusel me nüüd otsime ja siis me saame öelda, et nad on nüüd nagu sellised või taolised ettevõtted. Siin on nüüd näide konkreetsest ettevõttest, et mis see nagu ettevõtjale pakub. Et me analüüsime siin lühiajalisi kohustusi, horisontaaltelgi ja vertikaaltelgi, siis lühiajalisi laene ja kui me jõuame sinna ülesse paremasse, kus on see punane, siis me ütleme, et tegemist on seal paiknevate ettevõtetega, kes siis nagu oma majandustegevust näiteks finantseerivad nagu lühiajalistel nagu laenudega. Antud ettevõte, mida me analüüsime, siis nagu seal elavas sektoris toimub siis nagu, kuidas siis nagu masin töötab seda, siis selles nagu staatilise joonise peal on näidatud, kuhu me siis jõuame ja me leiame, et see konkreetne ettevõte näiteks on sisuliselt nagu tavainimesega võrreldes nagu kiirlaenu võtja, et ma võtan kiirlaenu, et järgmist päeva üle elada. Ja ma jõuan, see on see sektori üleval, selle staatilisel joonel, selle üleval paremal paiknev see punane sektor, kus me ütleme, et tegelikult on tegemist nagu ohtliku finantseerimise liiniga. Et esimene etapp nagu ettevõtte analüüsimisel, me anname talle diagnoosi, ütleme, et ta paikneb nüüd konkreetselt seal ja temaga on nagu see konkreetne probleem. Järgmises etapis me üritame leida talle lahendusi. Me võtame nüüd erinevaid suhtarve, nagu need S-id, mis seal tähendab vertikaal- ja horisontaalsed telgedel, nad on mingid suhtarvud, suhtarve saab bilansist võtta väga erinevaid, et me üritame neid paigutada. Vasakpoolne pilt näitab, et tegelikult see klasterdamise tulemus, ehk kui me positsioneerime ettevõtteid suhtarvude alusel, näitab suhteliselt segast pilti. Me näeme küll nagu erinevates värvides erinevaid klastreid, aga öelda, et mis on hea, mis on halb, on nagu suhteliselt keerukas. Ja ka see parempoolne elav pilt näitab meile, et meil tegelikult seal mingisugust väga konkreetset mustrit nagu ei avaldu. Midagi nagu tekib, kuidagi nagu tekib, me katsume leida seda, me räägime, ütleme, kuna me rääksime lühiajalised laenud, me räägime, et selles olukorras jookseb likviidsus kinni, eks ju. Me katsume nagu leida käibevahendeid, me vaatame, millised on võimalused, kuidas siis nagu käibevahendid võiks ümber tõsta, aga tegelikult ütleme, see näide, mis hetkel praegu ekraanil jookseb, on tegelikult näide sellest, kus me küll üritame, me proovime, aga me väga heale tulemusena tegelikult ei jõua. Ja nüüd me suutsime anda hea diagnoosi ettevõttele, mis on tema probleem, kui me otsime nagu suhtarvu analüüsis, siis me tegelikult väga head lahendust nagu ei leia. Ja siit tekib küsimus, et mis on selle asja nagu efekt või ja kus siis nagu saab, et aru tuleb saada sellest, et alati masin ei paku nagu ideaalseid lahendusi. Nüüd on nagu üks oluline asi, mis tuleks veel nagu vaadata, on nagu see, et kui ettevõtja me diagnoosime ära, et on üks või teine probleem, kas me suudame pakkuda lahendust või me ei suuda pakkuda lahendust, siis nagu oluline on see, et kui me toome sisse kolmandad mustrid, me vaatame, et mida otsivad pangad, mida otsib maksuamet, mida otsib riik, mille alusel käitutakse, mille alusel leitakse neid mustreid, keda kontrollida, et kuidas olla võimalikult ühiskonna nii-öelda konformne,
et tegelikult süsteemi eesmärk on tuua sisse ka neid mustreid ja mitte nagu pahas mõttes, vaid selles mõttes, et ikkagi näidata, et kuhu ühiskond liikuda, kuidas käia nagu õiget rada ja anda nagu mõista, et kui me sealt õigest rajast nagu hälbime mingil viisil, et me teeme nagu, me diagnoosime ettevõtet, me pakume lahendust ja me tegelikult paigutame selle ikkagi nagu laiemasse nagu frameworki. Et kus siis nagu ettevõte peaks olema, kus ta peaks nagu katsuma nagu seista ja milline tulemus millegini võivad. Okei. Nüüd ma jõuan nagu järgmise etapini, kui me enne ei leidnud nagu suhtarvudes lahendust, siis nüüd ma jõuan nagu olukorda, et kui ma suhtarvudega, kui ma ekspertmudeliga ei leia lahendust, siis ma tegelikult, mida ärimees sellisel juhul teeb, ärimees vaatab, kuidas on teised käitunud, kellel on analoogne situatsioon. Ja nüüd ma lähen nagu järgmisse faasi sellega, kus ma võtan seda lahendust, hakkan otsima nagu teistest analoogselt olukorras ettevõtet ja siin näitab iga see ring, kus ma seal ringi jooksen parasjagu, on tähendab nagu ühel või teisel viisil analoogne ettevõte. Ja ütleme siin värvid muutuvad, kelle peal ma parasjagu olen, siis ta näitab neid värve vastavalt siis nagu, kes on mulle lähemal, kes on kaugemal. Et ma otsin nüüd, kui ma enne ei saanud nagu suhtarvudega, ekspertmudeliga ei saanud lahendust, siis nüüd ma otsin lahendust, see nii-öelda teiste kogemuse kasutamine. Ühesõnaga, see mudel on kasutatav ka selleks, et ühelt poolt ma diagnoosin, teiselt poolt ma pakun nagu ekspertlahendust, ma panen ta laiemasse konteksti ja kui see kõik ei aita, nagu ma näite tõin, siis ma hakkan nagu vaatama, mida teevad teised. Ja nüüd otsin sealt mudelist endale nagu alternatiivseid lahendusi, mida nad on teinud. Nüüd on küsimus, kuidas me nagu suhtleme inimestega. Nagu siin eelmises ettekandes ka ilusti oli näha, et me elame ChatGPT ajastul ja meil on tegelikult nagu vaja ka viisakalt inimestega suhelda. Mulle enda poolt on pakkuda, ma natuke tegelen, on siuke tehisintellektne nagu assistent, me kutsume seda Isabelliks, ta ei ole nagu ideaalne, ta ei ole ChatGPT-ga võrreldav, aga ta on selles mõttes konkreetne ja suudab nagu konkreetse ettevõtte kohta nagu rääkida. Ja antud juhul on talle võimalus siis esitada erinevaid küsimusi ja siis ta nagu ChatGPT-ga mõtleb hetkel, tema samamoodi mõtleb hetkel ja siis nagu räägib sulle midagi selle peale vastu. Et mis toimub, kuidas teha, kuidas lahendada, sest seal asjal peab olema väljund ja väljund peab olema kaasaegne. Vanemad väljundid on graafikud, tekstid, joonised, see kõik jääb paika, see ei kao kuskil, aga mida tänapäeval inimene teeb, mida ärimees teeb, ta sõidab ringi, tal on telefon ja ta tahab vastust. Ja see on, me ei ütle, et meie tootega endal on see idee, et me järgmise aasta alguses tahame ta üldse nagu jõuda nagu avalikkuseni ühel või teisel kujul. Et ma ei ütle, et meil jääb selline väljund, eks, aga ma tahan öelda seda, et me kasutame erinevaid väljundeid selleks, et me testime erinevaid väljundeid, et mis võiks olla nagu parem ja Isabel on nagu üks variant selleks. Siin on veel toodud näide, kus me treenime ühte mudelit, kus siis me võrdleme näiteks, seal ei ole küll kirjas, seal näitab lihtsalt graafikuid hetkel, et kuidas siis, mida allapoole need jooned lähevad, seda täpsemaks läheb mudel. Tegelikult on see väga tehniline valdkond ja kus me siis vaatame näiteks, et partnerite arvu vähenemine, kas partnerite arvu vähenemine on halb või hea, see võib olla hea näiteks, me kasutame seda mudelit, kui partnerite arvu vähenemine ettevõttel on hea, see tähendab, et ettevõte kontsentreerub teatud võtmepartnerite teenindamisele ja käive partneri lõikes tal tegelikult kasvab. Ja nüüd me leiame siin, kuidas siis kui me treenime mudelit, me õpetame arvutit, siin vasakult ülevalt on näha, et tuleb sirgjoon, kus me siis nagu tegelikult väga palju ei ole nagu selle mudelile pihta saanud, paremale alla me jõuame selle kõverana nagu täiendavale nagu tabamisele, kus me suudame jällest paremini. See tähendab seda, et me kogu aeg ehitame seda mudelit närvivõrku, kus on katse-eksituse meetodil ja saame parima tulemuse. Siin on nüüd nagu näitab meil asi nagu state chart, mis on siis programmi koodil jooksev reaalne lahendus, kuidas me pakume välja hoiatusi, helesinised on masinõppemudelid, närvivõrgud ja nüüd antud juhul siis ekraanil jookseb see, kuidas me defineerime erinevaid probleeme. Et me nagu anname hoiatuse, me defineerime probleemi ja siis me nagu antud hetkel toodame ka lahendusi. Et iga asja mõte on nagu see, et kui sa nagu saad hoiatuse, probleemi lahendad, antud juhul on ekraanil see, kus rahavoogude seisukohalt on väga tähtis nagu siis puhasväärtuse arvutamine, siin me teeme kulude prognoose, me teeme kulusid, tulusid, kõike, siin on ta tervik ekraanil, kuidas see süsteem töötab
ja me toodame siis kõik vajalikud komponendid välja ja siis süsteem kontrollib. Nüüd ta süsteem leiab, et on viga, siis ta pillub selle tagasi, ehk siis teisiti öeldes süsteemis on olemas kontrollid. Ja lõpuks, kui me saame süsteemi paika, me toodame ka siis, mis on rate of return, mis on internal rate of return ja kõik vajalikud näitajad ära. Ühesõnaga, selline süsteem ja loodame selle aasta alguses kokku saada. Aitäh!